Kuidas alustada vlogimisega? Vlogimine ehk videoblogi pidamine on noorte seas populaarsust kasvatav trend. Kuid oma mõtete jagamiseks ei pea sa olema noor ning seda tõestas Casey Neistat juba mõned aastad tagasi. Selles videos räägime, kuidas alustada vlogimisega, kui sa pole seda mitte kunagi teinud. Kuid sooviksid videoga enda mõtteid ja tegevusi jagada. Ma ei saa, ma vlogin! Ära sega, ma vlogin! Tere! Mina olen Marko ja täna räägin vlogimise ABC-st. Kust ja millega alustada, kui sul on, mida teistega jagada. Mida sul õigupoolest tarvis on? Et vlogida nagu Casey Neistat on asi lihtne. Sul on vaja alustuseks hea akustikaga ruumi, mis näeb visuaalselt kena välja. Sinna paigaldame mõned korralikud videovalgustid, et oleks kontroll, kuidas käituvad varjud ja millist meeleolu soovime saavutada. Teiseks on sul vaja korralikku kaameraparki, näiteks Canon C500, mõni Red või Arri. Ja head videograafi, kes oskab kõiki neid seadmeid kasutada. Materjal koos, väga hea. Nüüd tuleb see vaid saata su monteerijale, kes kõik kenasti muusikasse lõikab ning teiste nautimiseks ülesse laeb. Lihtne, aga kui su eelarve on 0 ja ainus seade, mis kasutamiseks kõlbab on nutitelefon, kas peaksid oma YouTube'i karjääriga hüvasti jätma ning minema oma BMW või 4-veolise Audiga driftima, ilma et keegi videost näha saab, kuidas sa lumehange kinni jääd? Enne, kui sa sellele küsimusele vastad, mine riptelk.ee ning osta oma Winterbeaterile välja tõmbamiseks korralik dünaamiline puksiirköis. Tänu köie venivusele saab sellega kerge vaevaga välja tõmmata ka lootusetult kinni sõitnud masinad. Kasutame seda isegi ning tegu on väärt investeeringuga. Veebruari lõpuni koodiga arvuti maailm on kõik dünaamilised puksiirköied -20%. Konkreetse lingi leiad video altkirjeldusest. Eeldame, et su pangakontol ei ole 10 või 100 000 eurosid. Või sa lihtsalt ei taha ennast koormata tülikate, kohmakate kaamerate ja mitmepealiste meeskondadega. Sul on telefon ja meeletult kihvtid ideed, mida teistega jagada. Sa oled õiges kohas. Oled valmis alustama? Tänaste telefonide kaamerad on piisavad, et mõistliku kvaliteediga sisu toota. Alles hiljaaegu võrdlesime P20 Prod, GoPro ja Osmoga ning kvaliteedi vahet praktiliselt polnud. Esimese asjana on mõistlik natukene mõelda, millest räägid. Võta pastakas ja paber ning visanda endale ülesehitus, kust kohast oma jutuga alustad, millest räägid ja kus lõpetad. Sisuline pool olemas, kuidas aga salvestada. Võta oma laetud telefon ja pane lennurežiimi, et keegi ei häiriks salvestust kõnede või sõnumitega. Oled sa mõelnud, miks mõne inimese telefoni video on nii kena ja teise oma on täielik koera? Asi on valguses. Telefonide sensorid on imetillukesed ja vajavad kena pildi jaoks oluliselt rohkem valgust kui suured kaamerad. Nulleelarve puhul on välistatud hea valguse ostmine, aga õnneks on sul korralik valgus täiesti tasuta olemas. Siseruumides mine aknale lähemale või lausa õue. Näoga akna poole seistes võta telefon ja kasuta tagumist kaamerat. Enamus seadmete tagumine kaamera on oluliselt parema kvaliteediga, võid filmida nii käest, kuid stabiilse pildi saamiseks toeta seade millegi peale. Et näha paremini, mida teed, võid telefoni taha asetada peegli. Distantspäästikuna võid kasutada kõrvaklappe või vajutada helinuppu, mis samuti videorežiimis käivitab filmimise. Klappidest võib olla abi ka parema heli salvestamisel, kui saad mikrofoni endale lähemale tuua. Äramärkimist väärib ka see, et kõrvaklappide lahendus ei pruugi kõikidel telefonidel ühtemoodi toimida. Seega, tunne oma seadet, kas sa subscribe-nuppu vajutasid ja kellukese ikooni selle kõrval? Vajuta. See aitab meid väga ning hoiab sind kursis meie uusimate videotega. Toas filmides vaata, et taust oleks korras. Segamini tuba või aluspesu, isegi kui see on puhas, ei meeldi mitte kellelegi. Kohe kui tekib võimalus, soovitame endale heli kvaliteedi parandamiseks osta kas või kõige odavam väline mikrofon. Hinnad hakkavad 1-2 eurost. Tänu sellele, et kasutad mikrofoni telefoniga, pead vaatama, et mikrofon vastaks DRRS standardile. Erinevus tavalise ja DRRS mikrofoniga, üks töötab telefoniga, teine mitte. Loogiline, kas pole? Kuidas ma neid eristan? DRRS mikrofonil on otsik 4 selguga, kuna telefon eeldab ka kõrvaklappe ja muu mudru võimekust. Tavaline mikrofon on sõltuvalt kas stereo või mono, 3 ja 2 selguga. Olles korralikult läbi mõelnud, mida ja millest räägid, võib juhtuda, et monteerida su videot ei olegi tarvis. Kui siiski nii ladusalt ei õnnestunud, räägime ülilihtsalt, kuidas monteerida juba järgmine nädal. Nüüd ei ole muud, kui minna internetti vallutama ja saada kurikuulsaks vlogijaks. Kui sulle meeldis
pane pöial püsti. Kui ei meeldinud, no tead ise ka, mida teha. Ning loomulikult lisa alla kommentaaridesse, millest võiksime veel rääkida autostiilis. Tarbi targalt ja ära herneid ninna topi.